Pühapäev on siis see päev, kus käiakse koera-käruga turul. Ja siin on hea veidi asju. Jälle olid enamus asjad 1 euro kilo. Avokaado oli kõige kallim 2,95 kilo. Aga maasikad hakkavad odavamaks minema. Praegu on veel 4,50 kilo. Ma arvan, et kui see hooaeg läbi saab, siis nad lähevad 1,50 peale ja niimoodi. Ja siis me võtsime kõrvitsat, et suppi teha ja tomatikurki. Tomatikurgi kilo on 1 euro. Ei, isegi 80 senti oli vist. Mis me ostsime? Paprika oli 1 euro kilo. Sibul oli 80 senti kilo. Ja natuke võtsime apelsini ka. Apelsini oli ka 1 euro kilo. Ei olnud, 80 senti oli kilo. Nii et siin Masaroonis on väga äge turg. Ja nüüd me lähme Polnuevo randa jälle jalutama. See oli ilus rand. Avastame ikka oma piirkonda. Ja nagu näha, on selliseid mõnusaid, ilusaid rannaalasid päris palju. Vaata, siin on nagu kaljude vahel. Sellised nagu soppikesed. Neid on nii palju siin. Tähtis naine tuleb. Hola! Hola! Siiri! Ui, Timur õnnikene! Ja mul oli väga... Vaata, kui kiiresti mul läks. Mul läks panga ja juristiga kohtumine, ma ei tea, pool tundi kokku 2. Ühesõnaga, ma käisin siis Kaitsapangas. Kohtusin oma siis selle kontaktiga, kellega me hakkame tegema klientidele kontonumbreid. Ja siis ma kohtusin juristiga. Hästi toredad inimesed. Ja kõik tehtud, kõik info jagatud. Tuleb hakata müüma. Siin käib palju lihtsamini, kui kohtudel sollis, siin nad ei taha nii palju pabereid ja asju. Ja notari aja saab 1-2 päevaga. Äge, nii huvitav oli. Nii teistmoodi. Mis teie tegite? Mis teie tegite, kes olete oma kinni olnud? Kus te käisite? Istusime ja jalutasime.
töötab ja ta on siia. Nii. Me nüüd teeme. Türa, vaata, kui me lähme nüüd torni. Torni. Appi. Nii. Paneme 2. Lähme teid kõrgemale. Oota, kui sul oleme. Pilet maksis 2 euri nägu. Vaata. Oleme Cartagena linnas. Oota. Oleme turistid. Me peaks jõudma mingi silla peale. Appi, kui kõrgel me oleme. Oota, kus me jõudsime. Oota, see ongi nagu kõik või? Edasi läheb veel. Me tulime täna sellisesse linna nagu Cartagena. See on Isla Planast, kus meie elame. Palju oli 50 kilomeetrit on juba. Tulime vaatama, mis siin toimub. Ja siis me leidsime sellise mingi torni. Selle torni nimi on mingi, ühesõnaga, pärast ütlen. Ja siis lähme vaatame, mis siin on. Aga Cartagena on väga-väga vana linn, ehk siis on nii-öelda avastatud juba 220 aastat enne Kristust. Seda ma vaatasin Googlist. Ja Cartagenas on üks vanimaid sadamaid ja siin on üks vanimaid katedraale. Nii et see on väga ajalooline linn ja siin on üks väga vana teater. Me pole neid asju jõudnud veel näha, sadamat nägime. Et me siis avastame siin nüüd. Jaa, seda vähe vaata. Vaata. See on. Näeme talle pesa, vaata pesavad selline. Ma mõtlen selle hullumeelsega. Ei oska teha midagi. Tulime Tšuro siis Campasoli sektor A-sse loomade nii-öelda väljakule ja vaatame, kuidas ta hakkama saab sellega, et ilma rihmata. Lasime esimest korda ta lahti, ta nagu kohe ei oska olla. Ta on siiamaani kohe kinni olnud. Aga ta nagu ei lähe ära vaata. Ma mõtlesin, et ta üritab kohe nagu jalga lasta. Ta pigem on nagu häbelik. Nüüd võiks mõni sõber tulla. Kuule, vaata, mis tuleb. Ai, jah, tore.
said vabadusse. tuuline on siin, meil seal all mereäärus oli nii hea soe. Aga ikkagi on soe. Jah, ja umbes tunni aja pärast läheme vaatama ka ühte uut kodu, äkki 2 kodu, kuna elu nii-öelda korteris on natukene keerulisem, sellepärast et Tšurale meeldib vahepeal aukuda teiste inimeste peale, loomade peale, mida aknast näeb. Et läheme vaatame siis, mis seisus siis üks mitme magamistoaga elamine on. Ja kui me siis selle ükskord ära võtame, siis on ülemine korrus ka headele sõpradele välja rentida, aga need detailid tulevad siis hiljem, kui me oleme siin sisse kolinud. Ma kaklen koeraga, ta lihtsalt ei saa aru, et ta peab olema rahulikult. Naaberlaud tõi Tšurale kingituse. Ta lükkas selle minekut, vaata sinu purks tuleb. So nice, thank you. Ja siis mina sain singijuustu salati. Siin on see selline ikka plokk juustu ja pakk singi ja hakkame sööma. No tegelikult on äge, et nagu kõik asjad on eraldi. Ma saan need ära miksida. Ma tegelen praegu koeraga, sellepärast, et me õpetame talle kombeid, kuidas restoranis käituda. Ja vaatame, kas õnnestub see söömine ka siis. Oleme tulnud siis sektor A-sse, kus siis toimub väike söök. Nagu näete, siis sellised on hinnad. Et jah. Ja siis me tutvume siin teiste inglastega, et Tšurro siin ka sõbruneb ja... Tšurrol on seal tooli taga üks mops, kellega ta sai tuttavaks 8-aastane mops, kes on nii rahulik, aga see tahaks ainult musitada. Kui ta oskaks ilusti istuda, ma panekki sinna tooli kõrvale sõbraga istuma, aga no ta ei oska. Ei saa minna, sa pead olema rahulik. Tere hommikust kõigile! Täna on 15. veebruar ja meil on täna tore päev. Me saime just väga toredaid uudiseid. Mis uudiseid me saime? Saime uudise seda, et me saame täna kätte oma uue elamise võtmed. Ja me saime täna maja võtmed kätte ja me lähme koristama. Ja see tähendab seda, et Tšurro, tead, mis see tähendab? Et sa ei aja enam siin korterielus naabreid närvi ja ei augu ainult, vaid sa hakkad majas elama ja seal ei kuule keegi, kui sa augud. Nii et augu palju tahad. No tegelikult ei tohi auguda, aga me lähme täna ja koristama ja siis täna on 15. veebruar. Ja me anname korteri üle siis 20. nii et 19, täna on laupäev, siis kolmapäeval kolime siit täitsa ära, et me saaks selle korteri ka puhtaks, on ju. Just. Ja siis me saame endale Starlinki panna, sest meil pole Starlinki olnud 3 nädalat. Me oleme kasutanud seda kohalikku internetti. Ja põnev. Head vaatajad, tere tulemast Hispaanias sellisesse kohta nagu Campasol, mis asub sellises mõnusas kohas nagu Costa Calida. Ja see on siis selline väga suur urbanisatsioon, kus elab ikka väga palju inimesi ja tee peal on ka tuvid. Ühesõnaga, me saime oma majavõtmed kätte ja me sõidame nüüd oma uue maja juurde
ja me hakkame täna koristama. Ja siis me mõtlesime, et me näitame teile ka natuke, kuidas see sissesõit siin on, et siin on 4 sektorit, A, B, C, D. B-sektoris olid need poed, on ju, ma ikka pean seda meenutama endale. Et siin on poed, baarid, siin on kõik asjad olemas, kõik, mis vajalik, toidupood. Aga meie oleme D-sektoris ja see nüüd on nagu kõige kaugemal. Et umbes siis nendest poodidest ja asjadest sükke, ma ei tea, 2-3 kilomeetrit. Ja siin on selline sissesõit, et natuke on tühjust ja siis hakkavad tulema majad. Ja siis me mõtlesime, et me näitame teile ka, kus see meie maja siis asub. No teed on siin ikka nagu niimoodi, et tahaks nagu neid auke parandada siin. Yeah. Et kui te nagu... Aivo läheb tsementi ostma jälle, hakkab teid parandama. No tsementi ostma sellepärast, et meil on maja juures natuke nokitseda seal. Ja, saab jälle tsementi osta ja kruvisid osta ja kõiki asju keerata ja parandada, aga meil on siuke maja, mis on nagu asju täis, nii et me pigem hakkame sealt neid asju välja viskama, mis me ei taha. Et järgnevates videodes te näete ka reaalselt ära, et mis seal nagu on, et selles mõttes on huvitav. Ja kui praegu nagu vaatate otse, siis ta väga meenutab sellist, mis ma ütlen, nagu mingit soojamaa kuurortisse sõitu. Me olemegi soojal maal, meil on soe, no praegu on hommik. 11 kraadi, kell on 10:30, et arvatavasti ta sinna 20 plussi peale jõuab. Ja, aga kohe näitame teile ka, kui me kohale jõuame, et milline see meie maja siis on. Nii, me hakkame nüüd jõudma meie majani. Meie maja paistab seal, see oranž. Siin on nurga peal kollane ja see teine maja on meie maja. Aga me peame siit nüüd tegema väikse tagasipöörde. Oi, siin on tõesti auguline. Siin on jah sellised majad kõik, et siin nagu kortereid ei ole, et siin on sellised kas townhouse'id või villad või privaatmajad või siis karavanid. Karavaniga siin küll keegi ei ole. Võimalik. Ja teestlased, tulge karavanidega siia. Me pakume teile kohe majutus siia. Siin meil on naaber, on see valge maja. Siin on meil prantslased, saan prantsus keelt harjutada. Ja me jõudsime koju. No nii, proovime siis sisse pääseda. Meil on mingi mega hunnik võtmeid. Tuhat võtid, mis tuleb kõik ära. Kuule, ära sina keeruta siin ümber jalgada. Lähme kohe sisse, kui õnnestub. Avanes. No nii. No tere tulemast siis koju. Meie majakene. Nii! Üks märgistab ära kohe. Sinu koht, jah. No võt, siin on nüüd see autovärav, kuhu on vaja hakata seda võrku genereerima, sest üks tegelane hakkab siit läbi pressima ennast muidu. Ja mis asja, teine sorts. See on sinu kodu, jah, sa võid seda. Ja, nüüd juba otsis sealt augu ilusti üles, nägi. Lähme vaatame nüüd aia poole ka. Et me saame mõlemalt poolt minna. Seal on meil suur maalune garaaž nii-öelda, keldriboks, ma ei tea, seal on nii palju asju. Ja siin on siis meie basseiniala ja siin on koristamist täna, siin on mullivann. Bassein töötab, me peame vaatama, kas see bassein peab nagu 24/7 töötama või mis sellega on. Et siis hakkame tööga pihta. Nii, ja nüüd lähme teeme siis väikse majatuuri. Ei saa praegu tšurrat välja lasta, sest tahab aia vahelt kohe minema minna. Nii, siit lähme köögist sisse. Joo, tšurrukene, sina põgened kohe ära. See on siis meie köök. See on köök.
ja siit läheb elutuppa. Siit, see päris suur. Siin on elutuba, nagu te näete. Siin on meeletult asju. Kapid on kõik asju täis. Kõik see eelmine omanik jättis siia maha. Palun ära siia hakka sortsutama. Tšuro juba teeb oma mingit märgistusi siin. Nii, oota, tule palun eest. Ma näitan seda. See on nagu selline veranda. Täiesti roosa. Täiesti roosa. Need aknad käivad kõik maast laeni lahti siin. Siis siin on kapp, mis on täis... Oota, Tšuro! Kapp, mis on täis alkoholi ja no mida iganes kõik asju. Et me saame hakata neid asju nüüd ise sättima nii, nagu me tahame. Me võime nende asjadega teha, mida me tahame, sest need ei ole mitte ükski omaniku oma. Siis sealt läheb teisele korrusele, seal hakkame külalisi mõjutama. Meil on pelletikatel, mida meil pole kunagi olnud. Vaatame siis, kuidas see käib. Tšuro, need vaibad lähevad pessu, ja. Siis siin on üks magamistuba. Seal on siis üks vannituba. Ja seal on teine vannituba ja teine magamistuba. Siin on siis 3 magamistuba ja üleval on veel üks eraldi tuba. Tšuro kukkus diivani otsast alla ja tore. Kas sa äkki palun ei roniks? On ju? Kui tohib paluda. Aga noh, eks sa pead oma kukkumised tegema siin, siis midagi teha ei ole. Lähme vaatame siis. Tšuro kukkus basseini ka juba, seda ma filmi peale ei saanud. Siis kui siit nüüd sisse minna, teine korrus. Või, siin on siis 3. magamistuba ja siis siin on 3. vannituba. Selle luku me peame ära vahetama, sest siin on suur terrass, siin ei ole võtit. Kuule, palun tule voodist välja. Niimoodi ei tee. Tšuro, see ei ole koera koht. Tule palun alla siit. Hopsti. Nii. Ja siis siin on veel üks siuke väike elutoa moodi asi, et külalisi saab siin majutada. Siia ma saan kööginurga ehitada. Ja siin on 4. vannituba. Ja kui me nüüd selle uksevõtme ka leiame kuidagi, siis sealt läheb trepp õue alla. Tšuro, lähme meie alla nüüd. Lähme, tule. Tšuro, lähme alla. Tšuro, tule. Mina olen alla. Et ruumi meil siin on ja koristamist on ka. Nii et hakkame toimetama.